Seve heategevusjooks on koostöös siis Seve ehituse lastefondiga ja siis meie Ironmani korraldajatega loodud sündmus, mis siis on ellu kutsutud just selleks, et me suudaksime koos ühise pingutuse najal koguda järgnevate aastate jooksul vähemalt 80 000 eurot selleks, et kõik asenduskodud saaksid vähemalt korra nädalas aastaringselt siis psühholoogilist nõustamist. Me oleme ise käinud korduvalt Tudulinna asenduskodus ja ka Tudulinna asenduskodu on meil abis käinud, ka täna on nad olemas siin joogipunktis abis ja see on koostöö, mis on meid motiveerinud, meie tiimi motiveerinud ja ma usun, et iga suursündmus on koht ja võimalus, kus saaks ühiskonnale midagi head tagasi anda. Ja ma loodan, et see on jätkusuutlik ja saab ka traditsiooniks, et nii käibki. Et eelõhtul me tegeleme heategevusega ja teeme heategevusjooksu ja korjame raha nendele, kellele vaja on. Ja ma usun, et sellest saab traditsioon. Ja ma arvan, et see võiks olla iga suursündmuse või sündmuste nagu siuke loomulik osa ja meie seda koostööd oleme juba aastaid teinud ja ma loodan, et see jätkub veel edukalt. See on väga palju aidanud, et eelmisel aastal kogunes Ironmani Seve ehituse heategevusjooksudega 10 000 eurot ja Tudulinna asenduskodus ja Rakvere turvakodus tegelikult see kattiski ligikaudu aastase psühholoogilise toe rahalise vajaduse ära, et seda võimaldada nendele lastele.